16. märts ja kas te teadsite, et on olemas käruhooldus? Nagu on autohooldus, kus sa pead käima aeg-ajalt, on olemas ka käruhooldus. Ja mina ei teadnud seda. Ma olen terve oma laste kasvatamise aja siis kärusid ise pesnud, ise rattaid pumbanud. Rannar on seda nii-öelda meeste osa teinud, mingi ülitanud ja mis iganes. Aga tegelikult on olemas käruhooldus, kus sa lihtsalt viskad oma käru, ütled, et mul on vaja see ära hooldada ja siis nad teevad. Imelihtne lihtsalt. Mul oli nii, et mul on lumivalge Emmaljunga vanker ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma selle puhtaks saan. Ikkagi see tänavatolm nagu teeb seda natuke tuhmiks ja samamoodi rattad ja asjad, et kõik tuleb ju tegelikult puhtaks teha, et ära müüa. Ja siis mulle turgatas pähe, et kui tegelikult vankrid ja kärud on ju kallid asjad ja kui juba autodel on hooldus, siis ju võiks olla vankritel ka hooldus. Panin Google'isse käruhooldus, tuli ette, viisin mõmmi beebisse ja imekiiresti tehti ära. Nii et saan oma valge Emmaljunga panna nüüd müüki lõpuks. Ei pea ise nägema meeletult vaeva ja peale seda soola ja tolmuplöga talvel on hea, kui sa saad lihtsalt viia selle hooldusesse ja see tehakse kevadeks töökorda uuesti. No nii, mis te saite siis? Näita, mis raamat sul on? Elsa raamat. Jaa, kuigi päike juba oskab tähti ja numbreid kirjutada, siis ma tahaks lihtsalt, et tal see käekiri läheks natuke ilusamaks. Nii et ma ostsin talle siukse vihiku ja Pärl, kus sa panid enda raamatu? Pärl sai lootevärvi raamatu, paistab seal. Nii, ja siin on siis lootevärvi raamat, mis me võtsime. Neile täiega meeldib värvida ja joonistada. Pärl, kas sulle meeldib värvida või? Mulle meeldib numbreid õppida. Kas sulle meeldib ka numbreid õppida või? Jaa, sa oled meil väike numbrite tšempion ja? Jah, sa ka üks mõmmi beebi või? Jaa, nii tore. Vaata, muidu juukseõlid on siuke tore asi, aga kui sul neid beebi juukseid nagu, mul on terve see siit läheb edasi veel. Niimoodi vaata, paksult täis läheb. Vaat see ei ole tore periood. See on siuke, nagu sa käid metssaatan ringi. Kuidas ma lahtiste juustega käin? Ma ei tea, sellepärast ma alati juukseid kinni panen, et mul on neid beebi juukseid nii palju tekkinud. Ma kasutan seda, kas see oli minu juuste saladus, juukseõli või? Minu arust oli, seda roosa etikett on ka veel ja megalt toimib. No nii, hommikune pamp on tehtud. Täna mul oli ülakehapäev. Ilusti siit lihased paistavadki välja. Me teeme väikse pannkoogi hommiku. Kuna päiksele meeldib täiega pannkooke teha, ma ostsin talle sellise pisikese, kuidas ma ütlen, miksri, et ta saaks ise segada. Ta õppis täiesti otsast lõpuni pannkooke tegema. Panni juurde ma teda nii väga veel ei lase. Muidugi ta minuga koos teeb ja keerab. Aga vahel ta muutub nagu nii äksi täis juba, et kui ma ei märka, siis ta tuleb kööki ja hakkab ise pannkooke tegema, teeb taigna valmis, paneb pliiti tööle, et ma ei taha, et ta päris nii hulljulgeks muutub, et sellepärast ma teda natuke nagu pliidi juurest tagasi hoian. Aga põhimõtteliselt mu pannakad on siin pannil, valmivad vaikselt ja mis toimub köögis, kui sa lastega teed pannkooke. Täiesti nagu mingi
põrsapesa on siia tekkinud. Aga see on isegi viisakas. Tavaliselt on mingi muna igale poole lennanud, siis on jahu on kuskil seinte kappide peal, et isegi viisakalt oleme hakkama saanud. Mina juba hommikust sõin enne trenni, kuidagi väga-väga tühi kõht oli ja täna ärkasin 4 üles, sest mul tuli lihtsalt selline motivatsioon peale trenni minna. Ja ma ei tea, ma olin lihtsalt nii äksi täis, ma lihtsalt tundsin, et ma pean hakkama minema. Ja siis ma lugesin tunnike raamatut, sõin, hakkasin ennast korda tegema ja siis oli veel... ma jõudsin teha kodus soenduse isegi ära veel, et kõndisin lindil soojaks ennast ja tegin igasuguseid harjutusi, et ennast soojaks saada. Ja siis kõndisin Spartasse otse trenni. Praegult ma teen endale keedumuna, pärast siis jälle lõunasöök. Ega lõunasöök kaugel ei ole. 12 ja 1 vahel ma tavaliselt söön. Ja õhtusöögi söön 5 ajal, et mu keha saaks nagu pikalt puhata, enne kui ma jälle hommikusööki söön. Kurb lugu küll, aga üks hea kreem hakkab otsa saama. Õnneks mul on olemas kreemidiiler, kui nii võib nimetada. Kuna mul on võistlushooaeg, siis kehakooriaid ja kehakreeme läheb mul täiega palju. Ja siis ma otsustasin natukene piinata meie tädi Rebekat, kes siis teeb mulle kreeme, et mina poekreeme kasutada ei taha. Mul on nii, et kui ma poekreemi kasutan, ükskõik milliseid ma olen proovinud, siis korraks teeb naha pehmeks ja pärast on nahk selline väga kuiv ja väga, kuidas ma ütlen, no kes teab, nagu vaata säärte pealt läheb hästi kuivaks ja nahk hakkab tulema ja poekreemid teevad mul seda nagu hullemaks. Aga kui ma kasutan tema kreeme, siis on niimoodi, et esiteks need lõhnavad nagu kakaovõi. Ma olen reaalselt siukse mõnusa kakaose lõhnaga, siuke magus. Ja teine asi on see, et kasutan ära need ja mul on olnud sellist olukorda, kus ma mitu nädalat pole pidanud üldse kreemitama, sellepärast, et mul on nahk mõnusalt niisutatud. Muidugi on asi kinni ka toitumises, aga fitnessi ajal ma suurt midagi muuta ei saa. Seega looduslikud kreemid on täiega omal kohal. Muidugi, mis ma muuta saaks, on vedeliku tarbimine, aga ma olen tähele pannud, et pigem rohkem rasva lisamine toitu aitab mind rohkem kui see, et ma joon rohkem vett. Et veega on nii, et mul hakkab see kohe nagu, kui ma liiga palju joon, siis ma hakkan hästi palju vetsus käima. Aga see rasvasem toit, kasulikud rasvad, siis teeb mul naha korda rohkem. Seda ma pean hästi palju jälgima, aga nagu ma ütlesin, praegu on nagu on. Nii et jääb nii. Aga me paneme õueriided selga jälle ja jalutame siis, ma arvan jälle mingi 1,5 kilti tädi Rebeka juurde ja võtame oma mandi ära sealt. Vabandage, Pärl. Mis te teete? Okei. Enne kui ma süüa tegema hakkasin, siis vaadake, tal on juuksed märjad.
ta üleni mingi määris oma pea toiduga kokku. Siis ma loputasin ära ta juuksed. Ma tulin süüa tegema. Ja nüüd ta joonistab siin maitseainetega. Nii nummi. Kas on nummipärl või? On ja? Kas nii tohib teha? Kuule, kas nii tohib teha? Okei, neid pean kasutama ja aitäh. Aitäh ja tere ilusat kolmapäeva hommikut. Kell on väga vara hommikul, kell on 5 ja ma mõtlesin, et kuna ma pean trenni minema ja mul on jalapäev, siis ma tegin endale hommikusöögi juba varakult valmis. Lihtsalt ma ei saa jalapäeva minna tegema, kui mul on kõht tühi. Lihtsalt ei ole energiat. Täna mul tuli mega veider isu. Kuna mul jäi eile õhtul kana järgi, siis ma panin rapist järgi jäänud kana koos kurgiga juustusaia peale. Mega hea tundub. Ma ei ole muidugi proovinud veel, aga ma lihtsalt kes tööd ärkasin üles, et tahaks sellist asja. Tegin tüti tagasi ja nüüd tegin ära, nii et head isu mulle. Mul on toiduga üks täiega naljakas komme, et näiteks saial ma söön enne ääre ära ja siis söön keskosa ära. Üldse toiduga mul on nii, et ma alati söön toidus enne halva osa ära ja siis lähen selle hea osa juurde või mis minu jaoks tundub parem. Nii et kui te näete mind kuskil söömas või kui ma käin kellelgi külas, siis saate jälgida, et mis mulle maitseb rohkem sellest toidust. No nii, nüüd on meil päev alanud, tantsud tehtud, trenn tehtud. Täna mul oli kusjuures Peebuga ja no jalatrenn, kui satub treeneriga, siis see on ikka mõnus trenn, ütleme niimoodi. Käid päev otsa nagu invaliid ringi, aga mul on õhtul veel ballett ka, nii et ma ei kujuta ette, kuidas ma seda üle elan, sest et seal ka alati, kui ma balletis käin, sa pead nii palju oma kerelihaseid ja süvalihaseid kasutama, et lihtsalt järgmised 2 päeva sa tunned, et sa ei saa ennast liigutada. Tuleb fun päev. Praegu ma lähen pakile järgi. Ma arvan, et ma tean, mis seal on, aga ma kohe ei ütle. Ma tahan kinnitust, kas see on ka nii. Jee, oligi see, mis ma arvasin. Mu võistluskingad jõudsid ja mis kemplemine mul nendega on olnud. Tulin pakile siis järgi. Mõtlesin, et ma filmin enne, kuidas ma pakki võtan ja siis näitan seda emotsioonist. Ma nii ootasin neid uusi kingi. Vanad kingad kuidagi läksid väga suureks ja hakkasid loksuma. Jalg läks sealt taasi läbi ja see oli hästi ebamugav poseerimist teha. Üritasin seda kappi lahti teha. Kapi uks ei tule lahti. Ja ma klõpsin ja nagu super kapitomniva. Lõppude lõpuks ma kangutasin seda ühte kappi seal tükk aega ja sain lahti. Ja klienditeenindus ka. Ma ootasin mingi, ma arvan, 3-4 minti umbes, et nad vastaksid. Nad ei vastanud, kõne läks kinni. Ma olin suht nagu, okei, ma kangutan selle kapi lahti. Sain lahti ja sain oma paki kätte. Nii et nii ootan juba seda proovimist. Ma kujutan ette, et need on päris ilusad. Ma esimesed ostsin igasuguste kivikeste ja asjadega. Aga läks nii nagu läks. Et
et mul ei ole varasemat kogemust ka nende kingadega, kui vastupidavad nad on. Ostsin uued rihmad esimestele, ikka mingi aeg läksid päris suureks, nii et ma ostsin lihtsalt uued kingad, sest ma tahan laval ikkagi, et need oleks selliselt mul jalas, et ma ei pea muretsema, et need kuidagi kuhugi ära jooksma hakkavad, vaid et mul on mugav poseerida. Kuna ma palju kõndida täna ei saa, sest jalapäevaga saavad mul suht 7000 sammu hommikul täis, pluss siis see, et ma kõnnin trenni. Ja siis me tegimegi nii, et käisime ainult paki järgi. Nüüd tulime päiksega mänguväljakule. Ta siin kohe ronib liivakasti. Mänguväljakult otse koju, sest et ma tahan oma kingi juba proovida. Täna on niikuinii ballett ka, et kuna päike seal tantsib enne mind ja ma pean ootama, siis ma hea meelega jalutaks või ma mõtlen ühesõnaga, vaatan, mis mu sammudest saab. Tellisin Woldiga endale toitu ka koju. Kuidagi selline periood on olnud, kus täpselt mingid väiksed vajalikud asjad saavad otsa. Ja siis ma tellin natukene, saavad teised vajalikud asjad otsa, siis ma tellin natukene. Ja nii ongi see edasi pendeldanud. Ma loodan, varsti tuleb moment, kus ma saan jälle suuri tellimusi edasi teha, sellepärast, et paratamatult, kui sa midagi tellid natukene, siis keegi tahab midagi natukene ja siis sinna tuleb lisaasju omajagu. Seal samas stuudios ma käin muidu venitamas ka. Ma pean ütlema, et see on nii äge stuudio. Seal on väga naiselikud trennid, hästi naiselik vibe, kõik asjad on olemas. Lähed trenni, unustad patsikummi maha, seal on patsikummid olemas, unustad oma hügieenisidemed maha, seal on olemas igasugused fancy šampoonid, stuudiod lõhnavad hästi. See on nagu nii megatrenn, et kus tahad naiselikku energiat päevas koguda, siis ma täiega soovitan sinna minna. Seal on mega naisi, mega ägedad naised, mega ägedad treenerid ja äge on see ka, et nad pakivad nii armsalt alati neid asju, et ma ostaks selle pärast, et saada neid armsates pakendites asju. Sa käid ringi ja tunned ennast nagu mingi beibe lihtsalt. On ju tegelikult ka, et mulle nii meeldivad kohad, kes pakivad ägedalt ja ma tihti olen ostnud inimestele sünnipäevakinkisi nendest kohtadest, kus on olemas selline teenus, kus saab asjad kinkepakkidesse juba panna, sest mulle nii väga meeldivad need pakendid. Ma hakkasin mõtlema, et ma rääkisin sellest kingituste pakkimisest, nagu ma ostaksin kinke pakendi järgi ainult oma sõbrannadele. Ei, ma tegelikult ei osta, ma luban. Et lihtsalt, kui mul on valida 2 kohta ja ühes on võib-olla natuke kallim, aga hästi ilusad pakendid, siis ma pigem ostaks sealt kui odavamas kohast. Seda tahtsin öelda. Mitte seda, et ma vaatan pakendeid ja siis ma ostan selle kingi oma sõbrannale. Ma ikkagi lähtun inimeste vajadusest. Aga õues, ma ei tea, kas ma olen ainus, kes teeb nii. Kuna ma olen müüki teinud, siis ma tahan nagu, et mingi siuke sotsiaalsus minu ja võõraste inimeste vahel säiliks ja ma tahan testida oma julgust. Ma teen vahepeal mingi naljakaid sotsiaalseid eksperimente. Näiteks igapäevaselt, kui keegi satub minuga lifti, siis ma alati alustan vestlust. Kas või mingi väike siuke chit-chat, aga ma seda teen, et mul säiliks nagu see julgus võõra inimesega kontakti luua. Täna mul oli samamoodi liftis, mingi inimene tuli, kohe alustasin vestlust, mega äge inimene oli. Ja nii saab uusi tutvusi ka. Täiesti lampi alustad lihtsalt vestlust ja sul tuleb järsku mingi üliäge vestlus inimesega ja siis avastad, et kuule, meil jutud siin klapivad, läheks koos välja, läheks lastega mängima või mis iganes. Või siis tuleb mingi hea tööpakkumine, koostööpakkumine,
reaalselt sa kunagi ei tea, milline see inimene võib olla, kui äge ta võib olla ja kuidas teil võib klappida. Sa võid leida oma mingi lifetime best friend, Nii et alati tasub sellist asja teha. Ma tean, eestlastele väga ei meeldi, kui võõrad inimesed räägivad. Mul on suht savi selles mõttes. Ma räägin igal juhul ja kui ei meeldi, ei pea vastama. Meil on õigus olla vait või lihtsalt annad sellise vastuse, kus sa blokeerid teksti ära, et ei saa edasi tekstiga minna või jutuga minna õigemini. Teine sotsiaalne eksperiment oli see, et ma alustasin kuskilt maalt mingi onuga, kes tuli kõrvalt tänavalt, koos kõndimist ja vaata tavaliselt keegi alati kiirendab, keegi alati aeglustab. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kui kaua ta pingele vastu peab, kui ma samas tempos kõnnin kui tema. Ja siis me kõnnime tükk aega kõrvuti, tema ühes tee pooles, mina teises tee pooles ja siis ta hakkas kiirendama. Ma ka natuke kiirendasin, vaatasin, mis ta teeb. Ta võttis lõpuks hoo maha. Ma võtsin ka natuke hoogu maha, siis ta võttis veel hoo maha ja siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen siit edasi, et kui ta rikkus selle flow ära, tema kaotus. Et siuke võistlusmoment või midagi, et kumb enne alla annab. Kuni ma siin toitu soojendan, siis mul tuli üks mõte. Ühesõnaga, need on nüüd viimased meal prepid ja hakkasin mõtlema, et mida ma õhtuks süüa teen. Mul on nagu 2 varianti. Kas on sellised karnivori moodi muffinid, hakkliha, muna, natuke tomatit ja sibulat ja juustu. Kõrvale avokaado tomatisalat. Või ma teen karnivori pitsat. Ma tean, see kõlab nagu ma oleks mingi räme karnivor, aga ma ei ole. Lihtsalt see annab hästi valke ja terve fitnessi jooksul. Ma ei ole söönud valgupulbreid. No, you name it nagu, mitte midagi sellist valguga, mis on kunstlikult tehtud. Kõik ma olen saanud toidust kätte. Tänu sellele, et mul üks toidukord on sellise suurema valgusisaldusega. Aga jah, teine on siis karnivori pitsatasku õigemini. Sa paned hakkliha, toorjuustu, kanafilee sinki, natuke juustu peale, paned taskuks kokku, raputad juustu peale, maitseained, munaga teed ka muidugi üle. Ja ongi valmis, et see on siuke 400 kalorit umbes. Aga ma ei tea. Mõtlen õhtuks välja, mis ma teen ja siis ma jagan teiega ka ilmselt seda retsepti. Päike on meil nii tubli. Läks ise tutt ära. Võttis teki ja läks lõunatuttu. Ja ta on kõik viimased päevad niimoodi teinud. Et lihtsalt võtab teki, läheb kas oma tuppa või tuleb see diivanile ja tudub. No nii, bikiinide värvi näete enam-vähem ära. Ma päris bikiine veel ei näita, aga ma pidin tellima endale 2 suurust patju sisse ja nüüd mu missioon ongi, et ma katsetan, siin mingi padi on sees, aga see on nii väike, et see väga mind ei aita. Et ma katsetan natuke suuremaid patju ja proovin, millised need siis mulle kõige paremini sobivad. Nii et mul laval ikka tissid ka oleks. Eile ma käisin kusjuures kleiti proovimas ja siis mulle pandi need suured padjad sisse, kus on hästi palju pehmendust. Seal mul tekkisid sellised tissid, et ma mõtlesin, mis asja, isegi kui ma kaalusin 65 kilo, oli nimetav ema, siis mul ei olnud siukseid tisse, et korralikud pommid tulid. Nii, aga ma mõtlesin, et ma teen siis väikse unboxingu ka, kui ma juba need kingad sain. Ma väga tahan näha neid. Need pole küll nii ilusad, kui mu eelmised kingad olid. Neil olid ikka päris ägedad siuksed kivikesed. Ma lähen korra otsin, ma näitan. Pärl siin teeb iluvõimlemist. Ühesõnaga, mu eelmised kingad olid siis sellised alt, aga näete, see rihm siit läks täiesti katki, pidi uued võtma
ja siis mu jalg hakkas siit nagu läbi vajuma. Nii et mul oli vaja uusi, aga uutel ei ole enam kivisid all, sest et ma märkasin, et neid kivisid tegelikult laval ei olegi nii hästi näha, et võivad täiesti tavalised kingad olla, ütleme niimoodi. Aga vaatame siis sellegipärast, neid vaja on ja kohe Pärl võib-olla võtab teid ära, ma ei tea. Küll Pärl ikka on uudishimulik, noh, tahtis juba tulla kaamera kallale. Pärl istub oma tumbotška peal ja kõigutab kaamerat. Sellises karbis nad tulid. Sellised. Nii et saame näha, mis siin on. Ja enne uued kingad on siin. Selline väike kaardike on kaasas. Ma ütlen, meganunnu, kõige peale mõeldakse. Ja iga king on siis oma kotikeses. Teiste kingadega mul olid kivikesed ka kaasas, et kui midagi peaks juhtuma nendega, saab kivikesi tagasi kleepida. Ja mingi kleeps oli ka. Fabulous. Aga uued on siis sellised tavalised. Sellised hapstik ka kõrge kontsaga 12 sentimeetrit. Kas see näitab ka, mis sul on või? Et sädelevad ka, et need täiesti siuksed nullhallid ei ole, et õrnalt ikkagi läige ja sädelus on, aga kivikesi ei ole. Minu arust jah, see on lihtsalt glitter. Rihmad ka uued. Kindlasti ma tahtsin rihmadega kingi. Ma ei usalda ennast esimesel hooajal kõndima ilma rihmadeta. Võib-olla on lihtsam, ma ei tea, aga ma ei usalda. Ja siis on kingakott, nagu alati. Et teistega ka, mul oli see sama kott kaasas ja ülihea on sellega tassida neid trennikotis, et kohe peale trenni teha mingit poseerimist. Mis sa teed? Kas sa seisad karbi otsas või? Nii uhke ka ja. Pärl on meil selline väike kekutis. Kas sa oled väike kekutis? Mugavus. Ma ei tea, kui mugav on 12 senti kontsaga ringi käia. Selles mõttes harjutamise küsimus, midagi hullu ei ole. Ma tean, paljudel need hõõruvad, aga minul olid täiesti normaalsed, vähemalt need eelmised. Saab näha, mis nendega on. Ma ei mäleta, kas need eelmised on siis mul nagu number suuremad. Ei ole. Ja ma ei tea, nii kuidagi laiaks läksid ära. Ma isegi soojas vees nagu proovisin seda kokku tõmmata. Muidugi läks paremaks. Ja ma ostsin mingid kummitallad ka siia alla, et jalg ei libiseks. Natukene tegi paremaks, aga kui jalg hakkab nagu higistama, siis jälle see plastik läheb laiemaks, kumm läheb ka kuidagi nagu mitte, ma ei saa öelda libedaks, aga hakkab ära vajuma. Minul nendest lisaasjadest midagi kasu ei olnud. Ainus asi, mis mind aitab, on uued kingad. Sa lähed esinema ja kas teeb tantsu? Sa näitad kingi ja näita. Ja sellised on. Kas nendeks saab kõndida või? Ja näita, niimoodi saab teha ja niimoodi saab teha ja. Ma hea meelega hakkaks pihta. Ma teeks ära soenduse, mobility harjutused. Ja prooviks oma bikiine nende patjadega, et kui suuri patju mul on tarvis. Ja siis ilmselt, ma ei tea, mitmes kord ma nüüd pidin seda lõiku filmima. Sellepärast, et mul oli kaamera kapi peal ja Pärl alati enne lõpusirget tuli ajas kaamera maha. Ta nagu teab täpselt, millal tulla ja millal susserdada siin ringi. Vaadake. Mis sa teed, Pärl? Jah? Okei, näitad jälle ja
unboxingut teed ja? Mis need on? Okei. Aga mis see on? Kas sul on 3 tükki neid või? Ahah. Siis kui ma üritan venitama hakata. Oi, kas hoolitsed tita eest või? Oi, kus te kussu või? Kus su sokk on? Mis sa enda sokkidega teinud oled? Kus sokk on? No nii lapsed, kuhu me lähme? Jaa. Ma reaalselt tahaks olla nagu lapsed. Tõstsin ta autost just välja ja ta rahumeelselt magab edasi siin oma kombes. Ülimõnus oleks ka nii segamatuni. Jee, saamegi kohe minna. Kas sa oled lifti nuppude ekspert, jah? Jaa. Kus sul see ballett on? Me lähme tegelikult nulli. Me käime poes ka enne balletti läbi. Vot. Näite, mis te balletis teete? Mis te veel teete? Kas te teete seda ka, et sirutate käed hästi üles, siis teete tipp varvaste peal? Nii, viisin päikseballetti ära. Ja mul on natuke jäänud nüüd aega enda balletini, aga ma mõtlesin, et ma ei viitsi ikka seal oodata, et ma lähen sõidan kuskil autoga ringi, sest Pärl jäi tuttu ja ta magab autos natukene paremini kui kärus seal, kui ma niisama raamatut loen. Äge on see, et neil on täna balletitreener asemel akrobaatika-treener, et muidu balletis vist on niimoodi, et on 2 eri trenni, on ballett ja akrobaatika, aga neil siis, kuna nad on nii väiksed, neil on ainult ballett, siuke mänguline ballett. Päike käib siis Koltsmann, vabandust, kui ma valesti hääldan, balletistuudios ja imehead õpetajad on siin. See, kes neile annab balletti, ta annab mulle ka seda algajate balletti ja ta on nii tore, ta suudab nagu lihtsalt, kui sa ei saa aru, siin dieedi ajal ma kuulan ja ma lihtsalt ei suuda aru saada. Või siis need sammud on väga keerulised, millega ma ei ole harjunud, sest teised on olnud nagu 2 aastat ja siis mina hüppasin täiesti nullist siis sinna sisse ja ta suudab ka mulle teha nagu kõik need prantsusekeelsed nimetused selgeks, kõik sammud ta räägib umbes tite keeles mulle ära, kui ma aru ei saa. Ja mega äge õpetaja, mega tore, mega rõõmsameelne, mega energiline. Täpselt see, mida nagu kolmapäeva õhtusse vaja võib minna. Nii et kellel lapsed kuskil trennis ei käi, kindlasti proovige seda balletitrenni, te ausalt ei kahetse. No nii, täna on 19. aprill. Mis aprill? Mai on nii. Mul on täiesti sassis. Täna on märts, 19. märts ja me alustame oma hommikut niimoodi. Ehmatasin korra lapsed ära, õigemini Pärli.
ehmatasin korra ära, aga Päike tahtis minuga koos näomaski teha. Kahjuks mul ei ole rohkem näomaske ja nii väikseid näomaske vist ei tehta ka. Aga mina teen küll ühe näomaski. Mul on vaja natuke relaksida, täna on siuke natukene lebam päev, et täna on ainult mul poseerimine ja venitamistrinn. Aga eile oli ballett ja mu kõik süvalihased niimoodi valutavad, et ma lihtsalt ei taha ennast liigutada. On ju Päike või Pärl? Pärl tuli mulle kaissu, me lebotame natukene ja siis alustame oma päevaga. Hea uudis on see, et täna hommikul mul oli uus madalkaal. Tükk aega mul läks nagu mega väikeste sammudega allapoole ja ma mõtlesin, et paljus enam liikuda selle kaloraaži juures saab. Ja siis täna hommikul ärkan üles ja pumm, mingi 500 grammi läinud. Ma ei tea, kuidas. Pole halja aimugi. Tore oli nii ärgata. Teate, see pani mind mõtlema selle peale. Ma olen suht madala rasvaprotsendiga praegu. Mul on ilus, sportlik keha ja ma ikka näen nagu neid miinuseid. Ehk siis, mis ma öelda tahan, et ükskõik kui peenike sa oled, ükskõik kuhu kaalu sa jõuad, kui sa siin endaga rahul ei ole, siis sa ei hakkagi olema. Sa ei saa mõelda niimoodi, et kui ma nüüd alla võtaks, siis ma näeks ilusam välja ja siis ma oleks endaga rahul. Ei, sa jõuad sinna uude kaalu ja sa oled täpselt samas punktis, kus sa mõtled, kui ma natuke veel võtaks, siis ma oleks endaga rahul. Et sellepärast ma ütlen, et ainult seda seostada sellega, et siis ma näen parem välja, olen peenike ja siis ma kohe nagu olen rahul endaga. Ei, sa pead mõtlema mingi eesmärgi ikkagi lisaks, et ma tahan alla võtta. Jah, ma näen siis parem välja, see on üks eesmärk, aga ma tahan võtta nii palju alla, et ma näiteks jõuaks treppidest üles kõndida, jõuaks hakata jooksmas käima või mingi siuke tervisega seotud eesmärk peab olema lisaks. Kui sa sinna punkti jõuad, siis sa saad lõpuks öelda, et okei, ma jõuan treppe käia, ma jõuan joosta või nüüd ma olengi endaga rahul ja ma tahan siin punktis olla. Aga nii, et sa nagu lähtud ainult kaalunumbri kaotamisest ja välimusest, siis suht suure tõenäosusega sa keedad endale supi kokku, sest inimene ei ole mitte kunagi rahul. Sa lihtsalt harjud selle uue madalkaaluga uuesti ära, uue pildiga harjud uuesti ära ja sa hakkad nägema uusi asju enda juures, mida sa võib-olla ei teadnud, et sa hakkad nägema ja sealt see pall hakkab jälle veerema, et mingi hetk sa mõtled, et issand, ma jõuaks sinna punkti, et ma oleks endaga rahul. Aga ma lubasin näidata ka teile, kuidas ma teen seda hakklihapitsat. Nii et meil on kätte jõudnudki lõunasöögi aeg ja ma mõtlesin, et ma teen siis pitsa lõunasöögiks. Vabandage, Päike. Mis te olete oma näoga teinud? Mina külmetasin ära. Kas sa värvisid ripsmeid või? Kas tegid endale meigi või? Huuled sädelevad ja mis meigi sa tegid? No huuled sädelevad ja minu on meigine ja ripsmed. Ripsmed on mustaga ja valgega. See valge on ripsmeseerum muidu. Jah. See must on ripsmedus. Okei. Kas nüüd sa näed preili välja või? Aga miks sa tegid endale meigi? Seda tegin. Nüüd ma olen siia pannud kõik asjad, mis vaja läheb. Küpsetuspaberit on vaja, sest me rullime seda rohumaveise hakkliha siin peal pitsa põhjaks, et see ei kleepuks kuhugi külge ja et oleks mugav kohe ahjuplaadile tõsta. Toorjuustu, muna, riivjuustu, kanafileesinki,
tomatit ja taignarulle ja tegelikult rohkem polegi asju vaja. Ahi läheb 180 kraadi, võib sooja panna. No nii, nüüd on maitseainete aeg. Kasutada võite, mis te ise tahate. Mul on Himaalaja sool, veise hakkliha, siis panen küüslauka ja sidrunipipart. No nii, valmis see pitsa ongi. Nüüd tuleb 180 kraadi ahjus panna 17 minutit umbes. Mina ei pane tavaliselt pöördõhu peale. Natuke meenutab pikka poissi. Kui sööma hakata, siis tegelikult on suht siuke pitsa moodi küll. Lihtsalt natuke lihasem maitse. Aga oleks mingi kebaabi pitsa või midagi sellist. Ma siin panin seda eelmist vlogi kokku. Mul seal taga toimub katastroof. Aga panin uut vlogi kokku ja nüüd see sai valmis. Nii et super. Paar tundi tööd on tehtud jälle. Või noh, ma ei tea, võib-olla kokku läks rohkem, aga ma andsin endast parima, et see tuleks lahe, et materjali jätkuks. Ja ma loodan, et teile meeldib. Ja proovisin seekord helisid ka natuke paremini paika saada, sest eelmine kord need laulukohad, muusikakohad olid natuke liiga kõvad. Võisid ära ehmatada, I'm sorry. Aga seekord äkki saime midagi korda. Eks näeb, eks õpime ja kui te avastate midagi, mida võiks teha korda veel, siis andke mulle märku. Vaatame. Jaa! Vaatame koos või? Mis maja sa teed? No, sellise kolmnurga maja. Kes seal elama hakkab? Mina. Ainult sina üksi või? Jaa. Aga mina? Jaa. Jaa. Kes veel? Kuni mu video üles laeb, siis meie teeme siin joonistamise tunni. Peame natuke arenema ka, on ju lapsed? Jaa. Vaata minu samasugune Lotte. Jaa, kasutad erinevaid värve või? Jaa. Kas Lotte kleit oli punane või? Jaa. Aga mis värvi Lotte nägu oli? Roosa. Oli või? Jaa. No, vaatame millalgi Lottet uuesti. Aga mina Mis sina teed, Pärl? Ka värvid või? Oi, pliiats läks minema. Pliiats läks minema. Kus su pliiats on?
jaa. Jäi! Nii, mis me Issile võiks kirjutada? Me peame Issi kaardile kirjutama palju õnne. Kirjutame esimese asjana palju. Nii, ja kirjuta siia P. A. L. Jott. O. Hüppe. Ja. N. Ja nüüd kirjutame Issi. I. Vaata, kirjuta siia alusta. Ja mis siin kirjas on? I. And it's also the scent is incredible. They're most luxurious and premium range. Ma teen lastele nüüd hommikusööki. Enamasti ma teen neile härjasilma, aga täna hommikul ma teen juustusaia ka kõrvale, et ma teen kummalegi ühe härjasilma ja ühe juustusaia. Sest et kui nad kogu aeg muna ainult söövad, siis vahepeal neil tekib tüdimus, et nad tahavad midagi juurde. Ja kui ma teen pannil juustusaia, siis ma kasutan riivjuustu, sest kuulake nüüd. Kui ma teeksin selle viilujuustuga, siis viil kaalub umbes, ma ei tea, 20 grammi, 25 grammi ja siis ta tuleks palju suurema kaloraažiga. Aga kui sa paned riivjuustu, siis ta katab ka ilusti kõik ära, aga seal tuleb ainult mingi 10 grammi. Ehk siis sa säästad nagu poole kaloraažist. Maitse ja kõik muu jääb samaks. Miks süüa rohkem kaloreid sisse, kui saab vähem? Kuigi seda light-juustu ei ole päris hea kasutada, ta on nagu väga töödeldud juust. Aga kuna mul on dieedi lõpp, siis ma pigem säästan nii palju kaloreid, kui ma saan. Ja kui dieet jälle ära lõpeb, siis saab jälle normaalset puhast toitu süüa. No, kas maitseb muna? Maitseb muna ja? Palun? Vabandage, Pärl. Mis te teinud olete? Mis te tegite minuga? Ma võib-olla olen natuke šokolaadiga koos. Mis te teete? Nii äge, täna ongi see pulmakleidi päev käes. Ma olen kihlatud ka, nii et esimest korda saan proovida pulmakleite täiesti. Nagu oma emotsiooni pealt, aga nüüd ma lähen meiki ja vaatame, mis siis saab. Natuke hirmus on ka. Hull asi on see, et
ma ei ole teinud pediküüri ja lastega ma jõudsin mingi aeg värvida ainult ühe jala küüned ja nüüd see on ka veits kulunud ära. Nii et ma ruttu lippan, värvin enda teised küüned ka ära. Ma ostsin Selverist mingi täiesti suvalise valge küünevärvi. Ma loodan, et see ajab asja ära. No nii, nüüd ma sain vist korda oma varbakised ka. Oih. Väike sneak peek ka. Sellise sädeleva kleidi saan. Also ma käisin eile küüntes ka. Need on siis mu võistlusküüned nüüd. Nii nummid. No nii saime enda info kätte ja tuleb välja, et palju kõndimist ei olegi. Nii et ei tasu ette põdeda, nagu ma ütlen, kõik läheneb alati. Nii sain endale juuksepikendused ka. Kohe lähen soengusse. Orienteeruvalt vist 13.50, jah. Mismoodi on võimalik soengusse sättida, meikida ja mida kõike veel seda pulmadeks iseenesest. Sain ikka super soengu. Juba ootan seda kleidi selga panemist. Nii äge. Ja kuna meil on endal ka ju varsti pulmade planeerimised ees, siis nii äge, et me saime sellise võimaluse tulla siia modelliks. Nii et saan kõik omal nahal kogeda enne päris proove. Täna sai küll ennast täiesti rihmaks tõmmatud. Päev otsa oli mingi see moeshowmel. Reaalselt ma astusin vastu elu kõige suuremale hirmule. Tead, esimene lavalkäik kontsadega oli täiesti nagu katastroof. Ma lihtsalt vaatasin ühte punkti ja kõndisin nagu robot oma osa lõpuni. Ja siis tuli teine kord. Naljaks oli see, et elu pakkus mulle nagu mingi ekstra võimalusi. Sain nagu ekstra palju laval käia erinevate outfitidega. Ja iga korraga läks vastik lavanärv väiksemaks. Aga nüüd ma nägin laval ära, mis mu need head ja vead on. Ehk siis, mis on mu automaatsed tegevused, mis ma juba õigesti teen ja mida ma pean nagu automaatseks harjutama. Näiteks, kui ma läksin kõndima, kõndimine enam-vähem mingis hetkes tuli välja, aga ma lasin jälle nagu pepu taha ja kõhu ette. Ehk siis see kõhu sees hoidmine veel ei ole mul automaatne tegevus, et seda pean harjutama. Seda ka, ma lasen nagu puusad lõdvalt liikuma. Selle moeshow vahepeal ma siis käisin lastega
või noh, käisin vaatamas, mis lapsed teevad. Nemad olid vanaemaga seal kaubanduskeskuses 6 tundi. Ma ei tea, kuidas nad vastu pidasid, aga nad käisid batuudikeskuses, poodides, shoppamas, mis iganes. Käisin neid vaatamas ja siis päeva lõpuks ma tegin veel trenni ka. Nii et kõige hullem oli see, et ma ei saanud oma kaloreid täis. Mul on jäänud veel süüa mingi tonn, ehk siis kui ma nüüd hilisõhtul selle tonni nahka panen ja hommikul kaalu peale lähen, siis ma arvan, treener vaatab küll, mis kaalutõus see lambist on. Aga ma tean juba ette ära, et see ööga ei seedi ära. Nii, kätte on jõudnud pühapäeva õhtu ja ongi aeg jälle üks nädal kokku tõmmata. Täna ma väga palju ei filminudki. Me lihtsalt ei teinud midagi, kuna eile oli esiteks laste jaoks nii emotsionaalne päev ja nad olid täna nii läbi, et hommikul lihtsalt jaurasid veits ja siis põhimõtteliselt terve päev tüdjusid ja mul oli ka siis nagu rahulik päev, et sain oma asju teha. Mingi tunnike ma ise ka päeval magasin. Olin ka ju ikkagi emotsioonidest täiesti tühi. Ma ei suutnudki midagi teha. Käisin hommikul trennis ära. Mul oli jalapäev ja siis mõtlesin, ma teen rahuliku jalapäeva, aga panin ikkagi maksi. Ja tegin poseerimise otsa, tulin koju ja võtsin üli chillilt. Ja nüüd me tulimegi õhtul hilja õue. Mis hilja, tegelikult kell on alles mingi 7. Et teha oma päevased sammud lõpuni ja lähme koju, joome teed ja siis ongi aeg tuttu minna. Nii et tšau paka ja näeme uuel nädalal.